tulnud Tsai-Beesse Mekongi jõe deltasse ja me tulime ujuvale turule. Ja nagu te siit taustalt näete, siis ankurdatud paadid on keset jõge. Siin müüakse väga palju erinevaid asju, aga see ei ole üldse turistikoht, et siin sa ei saa osta endale Hiinas tehtud külmkapimagnetid. Tehakse mitte popcorni, aga popriisi ja seda tehti päris pullilt kuumutatud liiva sisse pandi see. Ma ei kujuta ette, kas kõik see liiv tuleb sealt välja. Kas pärast saame teada, kui midagi hamba vahele jääb? Kriuksub. Proovime ära. Sõidame mööda Mekongi lisajõge. See on selline juba natukene kitsam ja loodetavasti ka madalam. Et siin meile päästevesti võimalust ei antud. Aga krokodillide püütonid on siin ikkagi. On ikkagi. Ühesõnaga me läheme mööda jõge. Vaatame korraga, mida meie kaasreisijad. Say hello. Ja siin meil on singer-songwriter. Nüüd läheme tunnelisse ja vaatame, milliste tunnetega me sealt väljume. Kui väljume? Ja. Kas tunneli lõpus võib valgus olla? Kas tunneli lõpus on valgus? Nendele küsimustele saab vastuse õige pea. 100 meetri pärast. Just. Andres kappab nagu jänes. Aga meie läheme välja sellepärast, et 100 meetrit on veits liiga palju. Aidis küll. Aga tunneli lõpus ongi valgus. Tervist. Sellises rongis hakkame sõitma. Sõit on pikk. Praegu on õhtul kell 7:30, kui rong sõitma. Ja kohale jõuame homme päeval enne 2. Danangi. Danangi linn, kus me hetkel oleme, võib-olla kuulus randade pärast, võib-olla kuulus kindlasti oma söögi pärast, aga üks põhiline vaatamisväärsus, mis siin on Draakoni sild, mis on minu selja taga. Ja igal laupäeva ja pühapäeva õhtul täpselt kell 9 toimub siin suur tule- ja veeshow, ehk siis see draakon hakkab suust tuld ja vett vaheldumisi välja purskama. Huvitavam oleks, kui tuld ja bensiini purskaks. Mina ei tea, mina ei ole seda varem näinud, aga täna on täiesti juhuslikult pühapäeva õhtu ja kell on kohe saamas 9 ja meie oleme siin, nii et mis saaks valesti minna? Draakoni onu hakkas sülgama. Korralik diisel. Ja nüüd veekahur, et inimesed laiali ajada. Või siis põlevaid inimesi kustutada. Just. Tulime mootorratastega ja seal teisavad. Kustavad raudsuksud. Soovitati tulla Hoi Anni, et mis on kuulus oma sellise vana linna poolest. Eitame veits seda pilti ka, mis siin on kanalid. On põhjust küll on. Kanalid, siin on paadid, siuksed kitsad tänavad, nagu Aasias vanalinnale kombeks, väiksed madalad majad, toredad sillakesed, mitmeid pagoode ja rõõmsad inimesed. Paari tunni pärast lahkume bussiga Danangist ja sõidame Dong Hoi poole, mis on väga väike linn, seal on umbes 150 000 inimest. Kohalikus mõistes on see väga väike linn. Aga kuna meil on aega natukene, siis me tulime sööma
nagu ikka tänava lämakat endale sisse laskma. Ja polnud vaja isegi küsida, sest ega siin me ei saa keelest midagi aru. Saime sellise toreda lihakombo, riisi, väikse supi ja muidugi tipikastme chilliga. Siin on ka mõnus chilli. Kusjuures chilli kohta ma ütleks seda, et olen käinud päris mitmel Aasia maal ja söön väga vürtsikat toitu, aga Vietnami chilli on kõige teravam chilli, mida ma olen saanud. Indoneesias oli umbes 10 korda lahjem see chilli. Siin ikka chilli on siuke, et paned suus. Ühesõnaga, sööme kõhud täis ja siis hüppame bussi ja sõidame bussiga umbes mingi 5-6 tundi. Jälle lõbus reis. Sõitsime bussidega natukene Dong Hoist eemale. See ei ole muidugi buss, millega me sõidame, see on tavaline elektrigolfiauto, aga sellega me sõidame Koopale lähemale. Tulime külastama 2 koobast. Kõigepealt Paradise Cave'i, mis on väga pikk, selline kuiv koobas, ligi 40 kilomeetrit, aga ta ei ole päris maailma kõige pikem. Aga ütleme teisel kohal maailmas. Ja siis pärast läheme ühte teist koobast saatama, kuhu saab sõita juba paadiga sisse. Nii et selline ekskursioonipäev. Väga võimas. Pole midagi nii võimsat näinud varem Koopa näol. Oleme nüüd Koopas, järgmises Koopas. Siia saigi ainult siukse paadiga ja kutsutakse draakoni paatideks. Nüüd võetakse katused maha paadil. Ja nagu sa hääle järgi kuuled, siis hakkavad nahkhiired meile siit pähe laskma. Me oleme endiselt Dong Hois ja tulime kohalikule turule. Ja nagu siin kisast võib oletada, siis me oleme siin väga populaarsed ja siia turiste üldiselt väga ei satu. Näed, kohe leidsime pruudi. Taas saatejuhi. Mina leidsin omale siit machete, mis ilusti ära pakiti. Tegelikult on see siuke kookospähvlite tükeldamiseks või koorimiseks. Aga mina kasutan seda võib-olla võsast läbi minemiseks. Aga praegu siis siin kaupleme, ostleme ja võtame mõned puuviljad kaasa ja siis läheme vaatame edasi, sest siin on tähelepanu on ainult meile juba suunatud, nii et ei tea, mis siin kõik veel võib juhtuda. Kui me reisi alguse poole käisime barbecued söömas, siis nüüd lõpuks me tulime, võtsime hot-poti. Hot-pot on siis, vaadake, leem juba keeb ilusti. Siin on salaatikum, siin on kiirnuudlid ja vaadake nüüd siia, too see lähemale oktopussi. Silmad on ka, kogu kombo lihtsalt sisse ja krevetid, me võtsime Tom Yummi ehk siis Tai Tom Yum supistiilis tehtud hotpoti ja tundub päris huvitav juba, päris huvitav. Vaatame, mis juhtub. Jääge meiega.